tere kallid fännid, käes on 17. juuli 2017 aasta ja vaatate saadet nimega Hommik Huugaja, mis tegelikult ei ole saade, see on lihtsalt YouTube. Kuna ma kahtlustan, et sellel nädalal avalikustatakse minust üks väikene artikkel kohalikus ajalehes, siis ma igaks juhuks mainin, et mina olen Huugaja, mina teen internetis videosi, kus ma vingun mingisuguste asjade kallal ja ropendan palju ja selles mõttes, kui sa juba nagu mõtled, et täiesti loll vend, siis juba mine ära, sest et ei ole mul sind vaja, sul ei ole mind vaja, sina jääd rahule, mina jään rahule, kõik võidame. Kes siiski otsustab jääda, siis Hommik Huugaga on saade, kus arutame mingisugustest uudistest, mingisugustest delikaatsetest teemadest ja mina ütlen enda arvamuse. Teie mõtlete kodus, kas ma jään sitta või mitte ja niimoodi meil siin käib. Siuke jutusaade, ütleme niimoodi, vabas vormis. Aga minu esimene teema, millest ma tahaks rääkida, on siis homod. That's a whole other level of harassment, really. Ja igaks juhuks ma kohe mainin ära, mina ei ole homo, mina ei kaitse homosi sellepärast, et ma olen homo. Minule, kui ma päris ausalt ütlen, siis siuke stereotüüpiline, klassikaline, positiivse hoiakuga, stiilne, geikutt ei ole päris nagu minu inimene. Ta pigem ei meeldi mulle. Aga see tähenda seda, et ma lähen kuskil kommentaariumisse ja sõiman nagu näo täis, et kuradi peded raisk. Et teeme nagu selle kohe selgeks. Kuigi paari inimest on mulle siin isegi YouTube'is minu arust kirjutanud, et pede oled, aga ma võtan seda täpselt samamoodi nagu 10 aastat tagasi, kui ma Counter-Strike'i mängisin ja pool tiimi aviga maha tõmbasin ja siis öeldi mulle pede, et ma võtan seda täpselt samamoodi. Ehk siis pohhui. Igatahes esimene homo asi, millest ma tahaks kiiresti rääkida ära, on see mõni nädal tagasi toimunud paraad, mis meil Tallinnas toimus ja selle kohta ma ütlen ainult nii palju, et ma näen seal kommentaariumis inimesed kommenteerivad, et aga mis asja mingid kuradi geid seal panevad ringi ja bla bla bla, aga nagu jää koju. Ei viitsi või? Sul ei ole vaja minna mingisugusel pühapäevasel päeval sinna vanalinna, kui seal samal ajal just mingisugune vähemuste paraad on ja siis kütad ennast üles, et jumal küll, ma ei saa nüüd kuradi pähkleid osta vanalinnas, sellepärast et kuradi paljaste ülakehadega geikutid tantsivad seal ringi niimoodi ja nagu jää koju. Kõik. Aga sellel teemal ma pikalt ei peatu. Tsiteerin oma YouTube'i sõpra Märti, kes siis tweetis niimoodi. Geiparaad ei ole propaganda, see on reaktsioon, te olete värdjad mentaliteedile. Geiparaad eksisteerib tänu homofoobidele. Lisaks on vahva vaadata, kuidas täiskasvanud inimesed käivad muinasjuturaamatuga ringi vanalinnas samal ajal, kui vähemused seal ringi marsivad ja kutsuvad siis paljaste ülakehadega mehi seal korrale. Igatahes suurem homoteema toimus tegelikult selle nädalal Hiinas. Hiina valitsus tahab võtta vastu siis otsuse, kus oleks ära keelatud igasugused tundlikud teemad meedias, nagu näiteks pedofiilia, verepilastus, seksuaalne vägivald, vägistamine ja nüüd siis ka homoseksuaalsus. Esiteks ma tahan kohe öelda, et ilgelt lahe on vaadata, kuidas on verepilastus ja seksuaalne kuritegu pandud ühte kategooriasse nagu homoseksuaalsusega. Teiseks on huvitav fakt sellel lool see, et Hiina valitsus nõuab siis igalt online videoplatvormil, et neil oleks vähemalt 3 moderaatorit nii-öelda, kes siis hoolitsevad sellest, et ühtegi homoseksuaali viitega asja ei lekiks siis nende videoportaali. Aga kui sa seal Hiinas oled ja mõtled ikkagi, et ma olen nüüd rebel ja hakkan vastu ja panen oma kutiga käest kinni pildi ülesse või oma girlfriendiga pildi, kus me seal miilustame, siis võid sellega arvestada, et kopp tule sisse, no tere ment. Sest et Hiina valitsus tahab seda kõike siis reguleerida niimoodi, et see on seadusega täitsa karistatav ja igasugused inimõiguste organisatsioonid on nüüd ilgelt tagajalgadel, sest et reaalselt praegu lihtsalt tsenseeritakse suur hulk inimesi ära, sellepärast et neile ei meeldi vastassoo pool. Aga olgem ausad, me räägime Hiinast. Riik, mis keelas oma rahvale ära nii YouTube'i kui Facebooki, nii et jah, seda võib täitsa oodata neilt. Ja ma saan aru, et sa nüüd mõtled, et aga see on ju Hiinas, mul on nii pohhui. Siis kujuta seda asja ette nüüd Eestis. Ma saan aru, sa võid vihata neid homosi, sa võid rääkida, kuidas nad meie kuradi inimkonna ära rikuvad ja kõik persse keeravad, aga kui sa õhtul kell 11 tahad Pornhubi minna oma lesbians having fun in the kitchen videot vaatama ja sellel nüüd järsku plokk peal on, võt siis on, et aga türa küll. Võt siis ajab nagu närvi vaata. Lisaks loomulikult igasugused seriaalid, mis te internetist vaatate, House of Cards, mida iganes, kus siis mingisugune homoseksuaalset asja viitav klipp sees on, neid sa ka vaadata ei saa, võt siis on nagu veel suurem jama vaata. Esiteks vaata, ma räägin seda sellepärast, et see on nagu mega haige tsensuur. See on lihtsalt nagu mega haige tsensuur mingisugustele inimestele. Ja teiseks vaata, maailmas on 7 miljardit inimest. Hiina moodustab sellest kuskil 20%, mis tähendab juba, et 1/5 inimestest on nii-öelda mingisuguse räige tsensuuri all.
ja see 1/5 võtabki selle järgi seda, et on vägistajad, on verepilastajad, on seksuaalseid kuritegusid toime panevad inimesed ja on homoseksuaalid. Kõik ühes kategoorias. See on nagu minu jaoks täielik siuke mida vittu moment, aga no see on puhtalt minu arvamus. Teie ei pea niimoodi arvama, arvatavasti enamus ei arvagi, aga oleks lihtsalt vahva aru saada, kui räige tegelikult on, kui palju pannakse inimestele puid alla sellepärast, et neil on täiesti pohhu lihtsalt vastassugupoolest. Ja teine kontroversial teema eelmisel nädalal oli see, et Grete Sadeiko sai siis oma mustanahalise mehega. Ma ei taha üldse mainida, et ta on mustanahaline, sest et see on nahavärv. Samamoodi nagu mina olen okei, no mina olen nagu rohkem võib-olla valge, aga see on nahavärv. Aga Grete Sadeiko sai oma mustanahalise NFL-i mängijast mehega Robert Griffiniga siis väikse tüdruku vanemateks. Praeguseks hetkeks on need enamus kommentaarid sealt artiklelt kustutatud, aga päris inet oli tegelikult vaadata, kuidas inimesed lihtsalt kommenteerisid seda, et issand, et Grete on nii tubli sporditüdruk, aga sellise mehega. Nagu fucking hell, inimene leidis oma teise poole inimesega, kellega tal meeldib olla, kellega tal on ühised huvid, hobid, mida iganes. Ja ainukene asi, mida sa oma rasvaste näppudega suudad Delfi kommentaariumisse kirjutada, on see, et issand, nii tore tüdruk, kahju, et tal siuke must mees on. Ja kolmas kontroversial asi, mis mul selle nädal rääkida on siis see, et mult on mitu nädalat küsitud, et aga Hugo, ja mida sa arvad Einar Kuuse ja Lapiku maa teooriast? Kes siis ei tea, Einar Kuusk on siis Eesti üks kõige OG YouTuber, kes siis on seda asja väga ammu teinud. Lahe vend, ei ole mitte midagi öelda. Ja kes Lapiku maa teooriaga ei ole kursis, siis teooria, et maa on lapik, mitte kera. Lapik. Aga Lapiku maa teooria ja mida Hugo sellest arvab? Teate, Hugo'l on suhteliselt pohhui. Hugo peab mõtlema, kuidas ta kuu lõpus saab niimoodi elada, et tal on raha alles. Hugo peab iga päev mõtlema, et ta ilusti oma töö saaks tehtud. Ja Hugo'l ei ole lihtsalt kahjuks aega mõelda, kas see maakera on meil siis kera või on ta siis lapik. Et loomulikult ma saan Einarist aru, kui ta ütleb, et jumal küll, see on kõige tähtsam küsimus üldse. Kus sa elad? Kas sa elad kera peal või sa elad lapiku peal? Aga sorryna. Meil on tänapäeval siin ühiskonnas nii palju muud paska, mille pärast muretseda, kui selle üle, kus peal me elame. Ja loomulikult need argumendid on kõik jumala head, et NASA on ametlikult avaldanud ainult ühe ainsa kosmosest tehtud foto, millel maa on täielikult peal ja see pärineb aastast 1972. Ja et meie tsivilisatsiooni inimesed arvasid 4000 aastat seda, et maa ongi lapik. Ja kuidas 59. aastal sõlmisid 10 riiki, sealhulgas USA Antarktika lepingu, mis siis kuulutas Antarktika kõigile suletud tsooniks, ehk siis sinna ei tohi minna, ehk siis juba natukene sketši. Aga ära mine, mina ei ole selle poolt, kas ta on kera, lapik. Mina olen selle poolt, et tõde tuleks välja, et inimesed avaldaksid nii-öelda survet nii NASAle, valitsustele nii palju, et lõpuks keegi peab ütlema, et jah, me ajasimegi teile sitta, maa ei ole kera, maa on lapik. Saite, mis tahtsite, teie võit. Mina ootan vaata sellist nii-öelda outcome'i sellest. Aga seda, kas ta on kera, lame, persse ristkülik, täiesti pohhu ja ausalt. Mulle meeldib lihtsalt tõde ja ma ei võta selle kohta mitte mingisugust stance'i. Oleks huvitav teada, nii et inimesed, olge uudishimulikud, olge skeptilised ja peagi võime tõe teada saada. Sest et tegelikult on asi kahtlane, sellega ma olen nõus, aga kuna power on inimeste käes, kes meile täielikult tõde ei räägi ja küsimustele keerutades vastavad, siis ei ole meil midagi teha ja oodata, kuni üks vakstub ja lõpuks alla annab ja ära räägib või tõestab või mida iganes. Siis uudis Ameerikast, kus siis pere läks kämpama ja jättis oma 2 koera siis ühe tuttava hooleks, et tema neid vaataks. Hilisel laupäeva õhtul tulid pere 2 tütart aga varem sealt kämpamiselt koju, üks 18-aastane, teine 13-aastane ning jutu järgi pidi 18-aastane järgmine päev vara tööle minema, 13-aastane lihtsalt tilkus taga kaasa. Ja õhtul 8:50 olid siis tüdrukud koju jõudnud ja kogemata alarmi tööle pannud. Sellest teatati siis kohe pereemale, kes siis telgis võttis telefoni vastu, ütles all right, need on mu tütred, ei ole midagi, pange alarm kinni, kõik on Nicheo, Harasho, 8:54 alarm läinud. Aga siin kahjuks see uudis veel ei lõppe. 9:15 tulid kohale 2 politseionu. Pereema jutu kohaselt keegi uksele ei koputanud, keegi mitte mingisugust märguannet ei antud, vaid maarsiti lihtsalt aeda sisse. Millest on meil ilusti videokordus ka tänapäeval ilusti internetis olemas, et me näeme, kuidas ta jokutab seal aias ringi, kaob korra kaadrist ning siis hakkab taganema relv käes, sihtides mida? Fucking koera! Tuleb teine koer ja laseb teda ka. Peale seda tulid politseinikud siis ukse taha lõpuks nagu
teistpidi ei viitsinud teha või? Äkki oleks koer haavata mitte saanud või nagu ei tundu loogiline, nagu mida vittune. Aga tulid nad siis ukse taha, kus siis 18-aastane peretütar tuli uksele vastu, ütles, et kuule, sorry, minu viga, mina panin alarmi tööle, alarm sai 4 minutit pärast seda maha võetud, kui te siin olete. Kõik koerasõbrad, mainin, et ühte lasti siis lõuga, teist näkku, küljele ja õlga, aga rõõmsad uudised, koerad on terved, koerad on elus, koerad päästeti. Politseinikud olid peale seda asja kohe väitnud, et koer hakkas neid nii-öelda ründama, hakkas nende poole tulema ja sellepärast tehti ka lask. Aga vastik on vaadata, kuidas mingitel inimestel on nagu täiesti pohhui. No reaalselt, kui see koer sind hakkas ründama, siis no jookse ment, jookse ära ment, ära türa hakka laskma, no mida vittuna. Siis selle nädala videosoovitus tuleb meilt selliselt channelilt nagu The Infographic Show, mis siis teeb erinevaid graafikuid erinevate asjade kohta ja selle nädalal siis näitab see video, mis siis $1 eest saab igal pool maailmas osta. Et päris huvitav, minge vaadake, mis saab $1 eest Bulgaarias, mis saab $1 eest Hollandis, et link on mu trussikutes. Või nii ei ole ka ilus öelda, aga siin allpool siis. Siis selle nädala Meelika Eestis juhtub. Segmendis räägime sellest, kuidas liikus ringi sotsiaalmeedias pilt ühest hiluksist ja ühest suurest fallosest. Delfi publik läks siis uurima, et kes see ulbe on, kes seal paneb hiluksiga ringi niimoodi, et suur nuku on kastis, et mis teema sellega on. Tegu on meil kunagi tellitud skulptuuriga, millele ei tuldud järgi. Sõnas ettevõtte Enduros OÜ juhatuse liige Karl Tähe. Mees lisab, et kuju telliti aastal 2008-2009, klient maksis sellega kinni, aga kujul ei tulnud kunagi keegi järgi. Kuju tellijat siis ta väga avaldada ei taha, aga ta mainib siin, et tegu oli ühe ususekti MTÜ-ga, kes leidsid, et nuku on viljakuse viljakuse sümbol ning just sellist neil vaja lähebki. Nukuki on raiutud ühest suurest kollase graniiditükist ning on läbi ja lõhki käsitöö, nii et kellel on aiast puudu üks suur graniidist munn, siis 8000 € eest võib see olla teie oma. Helistage Karl Tähele, tuleb toob hiluksiga teile kohale. Mida? Meelika Eestis juhtub. Aga lähme oma traditsioonilise video lõpu juurde, kus siis vastame üle-eelmise nädala. Aga vaatame siis üle. See on hea, et sul prillid ees on, siis ei lenda pauku silma. Ja tee Einari umbluust ja pettekujutlemast vähe pikem ülevaade. See vend on nii segi vaadanud ennast YouTube'is. Ärge hakake Einarile sellepärast puid alla panema, et üritab mingisugust tõde leida. See on huvitav, see on äge tegelikult, et keegi sellega nagu nii palju nussib, et saaks midagi ägedamat teada. Huuga saatesõber Märt kirjutab siis meile, et ma saan aru, et väljas olid just head ilmad ja tahaks õues olla, aga kus on esmaspäevane osa? See ei ole nüüd ainult vastus Märdile, vaid kõikidele teistele, kes tihtipeale mõtlevad, et aga esmaspäev on ju, kus su nugu ja video. Ma ei ole YouTuber. Ma olen mingi vend, kellel on suur tahe paska ajada suust välja, kellel on tähelepanu vajadus, kellel on kaamera ja tehnika selle jaoks, et saaks YouTube'i asju üles laadida. Ma ei ole YouTuber, et ma teen siin iga nädal hullult videosid. Ma küll proovin ja üritan, aga kui ma mingi nädal ei saa, siis sellepärast, et ma türa laon puid kuskil või teen mingisuguseid muid tavalisi asju, mida iga teine inimene teeb, sest et ma ei ole see vend, kelle elu on praegu selline, et kuule jaa, ma saan suga tulla küll, kuradi, ma saan suga teha reklaamiklipi kuskil kella 3 juures, et ma võtan kuradi kapabeebi kaasa, et ma ei tee selliseid asju, ma elan täiesti tavalist elu, ma olen täiesti tavaline inimene ja tavalistel inimestel ei ole vahepeal aega, et oma hobidega tegeleda. Iga esmaspäev ei pruugi osa tulla. See ei olnud Märdile, see on pigem nendele nagladele, kes mulle kirjutavad snappi, et oot, aga täna on esmaspäev. Ma arvan, et aasta vakstube tiitel peaks olema selle Drill Grills Baby'le, a.k.a. Vessu Vera, whatever that bitch name is. Jaa, täiesti nõus, aga seda me välja ei ütle, sellepärast, et las ta lihtsalt olla. Ärme palun tee temast välja. See on nagu kõige lihtsam. Ja kes ei tea, millest ma üldse räägin, siis ma isegi ei hakka teile rääkima. Ja lõpetuseks kirjutas Arigo Rajamets, Roses are red, I'm going to bed. Seda mina aga täna ei tee, vaid lähen hoopis sõpradega välja hullama, sellepärast et käes on pühapäev ja tuju on hea, nii et midagi ma tegema pean. Ja kellel tekib küsimusi, pange see siia video alla, leiame kõikidele küsimusele vastuse. Isegi kui sul on küsimus, et mis värvi on armastus. Onu Huugaja teab, onu Huugaja ütleb sulle. Aga egas midagi, hakkame siis vaikselt lõpetama, olge mõnusad, olge vahvad, olge toredad, ärge lollusi tehke ja suve on siin veel natukene jäänud, nii et võtke maru rahulikult, varsti peate minema kooli ja siis on kõik jälle jumala perses, nii et maru rahulikult nautige suve veel, ma lähen naudin ise ka, nii et davai või jah, davai, tšau.
Putsi küll. Huugamiseni.